millega te siin tegelete? No terekest. Ma mõtlesin, et ma teen selle kaua oodatud töövideo. Ehk siis ma võtan teid ühele tööpäevale kaasa. Täna on teisipäev ja ma töötan siis meie kliiniku Balkata locationis. Ma panen siia ühe mapsi, kus on näha siis, kus me elame ja kliiniku 2 erinevat locationit siis, kus ma mõlemas kohas tööl käin. Tavaliselt seal Murdochi locationis ma käin esmaspäeval ja seal Balkata locationis ma käin teisipäev, kolmapäev, reede. Neljapäev on vaba päev. Ja ma mõtlesin, et ma võtan siis teid enda tööpäevale kaasa. Vaatame, mis lahedaid patsiente ja case'e me täna näeme. Ma ei ole päris kindel, kui palju ma filmida saan, aga kuna ma teen kliinikule ka sotsiaalmeediat, siis kõik on väga harjunud sellega, et ma kogu aeg filmin ja pildistan. Nii et sellega ei tohiks nagu mingisuguseid probleeme väga vist olla, loodetavasti. Aga näeme juba tööl. Aeg on lõunaks. Kell on 1:30 saamas. Täna on olnud hectic day. Ma olen sellisteks päevadeks kaasa preppinud mingisugused väikseid asju, mida ma saan süüa kohe on the go. Sest ma pean samal ajal igast mingi paperwork'i tegema äkki. Ja ma olen üksi tööl, sellepärast et teine nöörs on puhkusel. Nii et jah, päris palju jooksmist on. Aga ma olen praeguseks hetkeks vist juba nagu jõudnud järje peale. Mõned konsultatsioonid on veel kuni siis kella 4:30. Ja siis ma koristan ja siis ma saan koju minna. Meil on praegu
see siis üks patsient, kellele me siis nii-öelda tutvustame allergiavaktsiini, mis tähendab siis seda, et ta on siin meiega terve päeva ja ma annan talle siis seda allergia vaktsiinisüsti iga 20 minuti tagant. Alustan siis kõige vähem kontsentreeritumast, lõpetades siis selle igakuise doosiga. Ja ma olen tegelikult juba tal lõpetanud süstidega. Kõik on hästi olnud. Ja nüüd siis läheb lihtsalt mingi hetk koju. Meil oli üks nahakasvaja eemaldus, üks Rottweiler ja siis ülejäänud päev ongi lihtsalt konsultatsioonid. Meil on praegu siis uus aast üks vanem arst siin. Ta on mega tore, temaga on mega lihtne tööd teha. Ja siis ma lihtsalt teengi loomaarsti abilise tööd siin. Nii et suht lebo, kiire, aga lebo. Nüüd kell on 5 ja ma hakkan koristama, arst läks juba minema ja ma siis ruttu tõmban tolmukuga, pesen põrandad ja homme sama drill. Võib-olla ma filmin homme ka veel midagi, sellepärast et homme ma ei ole siin üksi. Üks meie siis nagu hospital vet, kes teeb siis igast anesteesiaid ja sedatsioone ja asju. Tema on ka homme siin koos minuga ja siis võib-olla saan midagi lahedamat filmida. Meil on rohkem patsiente, kes jäävad nagu sisse ja kellega me peame protseduure tegema. Nii et siis ma arvan, et on võib-olla veel huvitav vaadata. Jah, lähme nüüd koju. All right, let's go home. Nii, ma jõudsin nüüd koju, kell on mingi 5:30. Mo, meie koer siis, meie stepdog, on siis oma vanaema juures asumisel ja ta tuleb täna koju tagasi. Kass on kogu aeg kodus, nii et nüüd ma siis annangi kõigepealt kassile süüa, siis panen koerale võib-olla toidu valmis ja siis hakkab meile süüa tegema. Tavaliselt ma prepinime muidu kõik asjad valmis terveks nädalaks, et just täpselt sellepärast ei peaks hakkama pärast tööpäeva süüa tegema. Aga me tegime see nädal endale pastat, natuke preppisime juba ette ära asju, aga kokku keedame nagu iga õhtu, et see oleks selline mõnus fresh. Ja siis tavaliselt me vaatame ühe osa mingit sarja, mingit YouTube'i videot äkki ja siis magama. Mingi 8:30 hilisemalt oleme juba voodis ja proovime magama jääda. Ja siis äratus on tavaliselt mingi 5:30, sest on vaja koeraga jalutama minna. Või no tegelikult jah, ma ütlen, et on vaja minna, sellepärast nagu ta peab terve päeva lihtsalt üksi kodus olema, nii et selles mõttes on nagu hea, et ta saab hommikul jalutada. Siis tavaliselt õhtul pärast tööd ma lähen ka kohe jalutama, aga siis täna õnneks ei pea seda tegema. Ja siis, mis me hommikul veel teha, siis tavaliselt ma teen mingit trenni. Ma ei ole viitsinud praegu üldse gym'is käia ja ma olen pigem teinud kodus, meil on siin treadmill, ehk siis ma olen kas selle peal lihtsalt jooksnud, kõndinud nendel hommikutel kui moodile ja siis ma olen teinud lihtsalt mingeid koduseid trenne, joogat, täna hommikul tegin joogat, homme hommikul teen Karin Larveni kodus trenni. Aga long story short, it's dinner time. Bye!
sa oled nii lazy? Miks sa nii lazy oled? Tegemist on daamiga, daamid ei mängi palli. Kuna meil on siin oma väike backyard, siis ma ostsin meile ühe tomati või noh, see tomat on ainult mulle. Storile ei meeldi tomatid ja siin on juba otsas mingid väiksed junnikesed. Ja siis ühe maasikataime, mis korra juba hakkas ära surema, aga nüüd on jälle ellu ärkanud. Ja siis siin on maitsetaimed. Hello. Täna on kolmapäev, täna on teine päev tööl ja see on olnud lihtsalt kaos. Mõtlesin, ma saan midagi filmida, aga Raylene oli ka minuga koos siin, aga meil oli siin 3 patsienti. Üks oli siin üleval, üks on siiani salal ja üks on siin. Sellepärast, et mingil põhjusel meil oli bookid 3 nagu in-house patsienti, aga siin VET24 ei ole väga ruumi ja üks nendest kordadest läks alla nagu statsionaari, aga ta on hull peast ja ta lõugas seal ja siis me tõime ta siia üles tagasi, kus ta on õnneks vait, aga see ta on siin. See ei tee muud kui ainult vingu. Ta on teinud seda häält terve päeva. Kes pole mitte tüütu. Mõtle, kui mina lihtsalt. Ja nüüd on seal konsultatsioonil ka üks koer, kes nimetab saama. Mis sina? Sina sa midagi aru? Sina midagi aru? Sina mõtled, mida kuradi sa kiunud? On ju? On ju? Nii et jah. Hull päev. Õnneks mul olid jälle need samad snäkid kaasas, nii et ma sain jooksvalt lõunat süüa. Ja mis veel on? Meil ei tööta siin AC. Ma ei tea, see on katki või midagi. Ja uus telliti ja seda hakatakse parandama. Aga meil on siin nagu siuksed väiksed office'id, nagu see on põhimõtteliselt meie üks office siin. Ja siis nagu siit videost ei saa nagu aru, aga see on mingi üliväike ruum. Ja siis see on consult room ja nendes kõigis on lihtsalt mega palav, sest me oleme nagu siin väikses ruumis koos, uksed on kogu vahet kinni, õhk üldse ei liigu. Ja siis kuna need koerad ka siin nüüd kogu aeg lõõtsutavad, siis Raylene käis ostis meile fännid. Üks fänn siin. Ja siis üks on siin laua peal siuke väike, sest nagu jah, nad on nii väiksed ruumid siin, et pole õhku. Ja sina hindad kõik õu ära. Ja ütle jah mulle. Õnneks kõik koerad on tänase päeva jooksul olnud okeid, kõik on sõbralikud, aga lihtsalt tüütud. I love my job, aga mulle ei meeldi sellised vinguvad loomad. Nagu ei. Aga vaatame, mis siis täna veel toimub. Kell on juba peaaegu 2:30 ja 4:30 on viimane appointment. Et tundub lebo.